Kallid abituriendid, kallis koolipäev, daamid ja härrad. Suve kaunis lõpp on käes, kuid 1. september on selline eriline päev, mis ei unune ilmselt kellelgi aastateks. Täna, kallid poisid ja tüdrukud, kellest on saanud Rapla Ühisgümnaasiumi õpilased, teie jaoks on tänane 1. september tõesti ajalooline. Te hakkate sammuma seda pikka ja rasket rada, mille lõppu tegelikult ei olegi näha. Iga aasta, kui te kevadel järgmise klassi lõpetate, tunnete te, et te olete väga targad. Sügisel jälle tagasi tulles näete, et tegelikult maailm on palju suuremaks muutunud ja väga palju on veel vaja õppida. See tee ei ole kerge. Siin tuleb kukkuda, siin tuleb tõusta, siin tuleb nutta ja saab ka naerda, aga see on kõige parem investeering ja kõige kasulikum investeering, mida te oma elus teete. Investeering oma tarkusesse, oma haridusse. See on see, mida keegi teilt ära võtta ei saa, see, mida keegi ei saa muuta ja see, mille nimel te ainuüksi ise saate tööd teha. Kallid abituriendid, täna on 12. kord, mille 1. septembril siin kooli seinte vahele tulete. Tänane päev on teile eriline, sest te sulite saali käe kõrval uus põlvkond Rapla Ühisgümnaasiumi õpilasi. Te nägite, kui hardalt teid vaatasid, kui suure tähelepanuga ja austusega nad suhtusid teisse. Ja ma usun, kui kevadel tulevad nad teile lilli tooma, siis on see ilmselt kõige suurem tänu, mis teile saab olla, sest nad on saanud aru, et nad on väga tugeva ja väga ilusa kooli õpilased. Kallid lapsevanemad, need aastad, mis te olete oma laste kõrval veetnud ja need, mis tuleb teil veel koos lastega koolidel käia, on olnud rasked ja tulevad rasked. Kuid ma usun, et see, mille nimel te pingutate, see, mille nimel te elate, tasub teile aastate jooksul põhjaga kätte. Ilmselt kõigi teie unistus on see, et teie lastest saaksid kõige ilusamad, kõige paremad ja kõige targemad inimesed. Ja selle nimel ei ole ükski pingutus väga raske. Kallid õpetajad, see, mida te iga päev teete, on hindamatu. Iga sügisel, 1. september, on teile ühtemoodi järjekordne aasta algus, kuid samaaegselt ka kordumatu. Sest te näete, kui palju teie lapsed on muutunud, kui palju nad on arenenud, kui palju nad on kasvanud. Ja seetõttu on teie amet õudselt huvitav ja tänuväärne, sest kuskil mujal ei ole võimalik näha nii kiiret ja nii huvitavat arengut kui koolis töötades õpetajana. Suur tänu teile, et te olete jõudnud pingutada ja olete valmis pingutama veel rohkem ja rohkem. Rapla Ühisgümnaasiumi ajaloos on täna eriline päev. 1. september 2011 on selline päev, kui Rapla Ühisgümnaasium, olles Rapla maakonna valla parim gümnaasium ja üks parimatest Eesti vabariigis, saab täna ajaloos esimese naisjuhi. Mul on väga suur au kutsuda siia Rapla Ühisgümnaasiumi direktoris Kimbi Kalberg ja soovida talle Rapla valla Rapla Ühisgümnaasium on saanud väga võimeka ja väga särava juhi. Ja ma olen kindel, et Rapla Ühisgümnaasium järgnevatel aastatel suudab näidata, et ta on tõesti maakonna ja miks mitte ka vabariigi parim gümnaasium. Jõudu teile! Ma olen sellise suure auditooriumi ees varemgi olnud, aga praegu igatahes jalad värisevad ja nii nagu 1. klassi lapsed tulid praegu abituuriumi käe otsas meie kooli ette, siis annab kindlust mulle see, et volikogu esimehe poolt
öeldud sõnad saavad olema toetuseks ka mulle edaspidi. Tänan, härra Tammemaa. Head õpetajad, austatud volikogu esimees, lugupeetud lapsevanemad, külalised, armsad õpilased, abituurium ja esimene klass. Kaunis suvi on selja taha jäämas ja taas on aeg koolipinki asuda, et tarkust omandada. Meie väikese Eesti rahva püsimajäämise eelduseks ei ole ainult peres laste rohkus, vaid ka soov omada laialdasi teadmisi, paremaid oskusi, olla teadlikud maailmas toimuvast, osata seda mõista ning analüüsida, olla osinad erinevate võõrkeelte õppimisel, et suhelda erinevate rahvustega, olla töökad, abivalmid ja usaldusväärsed, austada meie esivanemaid ja hoida au sees nende poolt loodud ja hoitud, kaitsta loodust ja endast nõrgemaid, armastada oma vanemaid, oma kodu ja kodumaad. Et kõik see võiks saada reaalsuseks, on vaja palju õppida. Meie koolis on loodud parimad tingimused õppetööks ja huvitegevuseks. Meie koolis töötavad parimad õpetajad, kes on valmis andma edasi oma teadmisi ja oskusi teile. Teie kohuseks, õpilased, jääb tahe ja soov neid teadmisi omandada ja selle nimel tõsiselt tööd teha. Eelmised abituuriumid on aasta-aastalt riigieksami tulemuste latti kõrgemale tõstnud. Sellel aastal saame tõdeda, et oleme 241 gümnaasiumi hulgas 19. Meil kõigil, teil õpilased, õpetajatel, lastevanematel, koolipidajal, vallavalitsusel ja volikogul on põhjust rahuloluks ja tunda uhkust selle üle. Lugupeetud abituurium, kuigi täna alles algab uus õppeaasta ja õppeaasta lõpuni tundub aega olevat lõputud, siis pean oma kohuseks siinkohal siiski teatada, et juba 2 nädala pärast tuleb teil valida valikained, et juba 4 kuu pärast valida eksamid, mida olete valmis edukalt sooritama juba 8 kuu pärast. Panen teile väga südamele, keskenduge õpingutele, sest sellega rajate parimad võimalused edaspidiseks. Tänasest alustavad meie koolis õpinguid 42 esimese klassi õpilast. Armsad esimese klassi õpilased, tere tulemast meie kooli. Teid ootab ees väga tore ja põnev aeg, kooliaeg. Siin õpite lugema, kirjutama, arvutama, õpite ise tegema väga põnevaid asju, siit leiate ees palju uusi sõpru. Loodetavasti on koolipäevad ainult rõõmu toovad, aga kui peakski muremõtted tulema, siis tea, sinu kõrval on sinu klassijuhataja, kellele võid kõik oma rõõmud ja mured usaldada. Tema aitab sind kõiges. Head õpilased, tervitan teid esimesel koolipäeval kogu koolipere poolt ja soovime teile edukat uut kooliaastat. See
vennad, õed, vanaemad, vanaisad. Üks ainus sõna on selleks, kallis perekond. Nii suur rõõm on meil täna siin teie ees olla. Te näete seda hetke, millal me alustame oma kõige tähtsamat sammu sellel esimesel tarkuse teel. Ma otsisin kodus luuletust. Ma mõtlesin, et suvi on alles käes, siis sügise luuletust ei sobi. Ja ma leidsin ühe luuletuse Aavitsast. Kui sa lähed kooli, saad sa endal laeva. See on üks imeline väike varandus. Aga selles peitub terve maailm, mis sest, et ise anda sinu teos. On aeg hakata kätte jagama teile loekaid ja esimene A-klass. Rasmus Arro. Sten Artel. Kertu Bachmann. Maria Kabel. Geir Kaarel Kaip. Reijo Kittel. Andre Peana. Ketriin Koik. Markus Lastar. Martin Lehtsaar. Siim Leie. Oliver Robin Vest. Roomet Näär. Liis Luks. Marten Brandmaa. Birgit Looveni. Kristiina Sillar. Silver Sunni. Kertu Toht. Karl Zucker. Sette Vetesi.
esitada A-klassi klassijuhataja Lulemäe Pensi. Siin ta on ja ootab sind. Tauri Pakman. Henri Esnar. Kristlin Korokko. Grete Kruusmaa. Uku Kampe Laurits. Karl Leego. Agate Elisabeth Markson. Roomet Matteus. Martin Pavelson. Mirtel Pesti.
Kertu Poom. Annes Pärnapuu. Hedi Rannu. Sten-Erik Ruber. Sander Saidma. Egert Soome. Marten Susi. Anna-Maria Tamberg. Birgit Vainu. Raiko Üksmüts. Ja see amis kuulub õpetaja Merja. Lõpetuseks, et rõõmulukked koolidelt. Lõpetatud õppeaastat on soovida 12. klassi juhatajale Kelle Veskile. Saavad sõna abituriendid. Teil on ka valmis juba pliiatsikäsivad. Ma mäletan väga hästi oma esimest koolipäeva. Ma ootasin seda väga, aga samuti ka kartsin, sest ma ei teadnud, mis mind ees ootab. Ma oletan, et teil on praegu täpselt seesama tunne. Aga me kõik võime teile garanteerida, et teil ei tasu millegi pärast muretseda, sest teid ootab ees unustamatu aeg. Te saate palju tutvusi, omandate teadmisi, kuidas arvutada, lugeda, kirjutada, ellu jääda ja mis kõige tähtsam, saate iseseisvaks isiksuseks. See on teie elu väärtuslikum ja parim aeg. Seega julgege, nautige ja õppige.